Head Keskhomiku kuulajad ja vaatajad, teile võib-olla tundub, et praegu on kordussaade, aga see ei vasta tõele. See on kindlasti tänases Eestis kõige olulisem poliitiline saade, sest minu kõrval on kaks meest, kes on istunud siin ka varem. Keskerakonna fraktsiooni esimees Riigikogus Lauri Laats ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, endine Tallinna linnapea. Aga miks täna on natuke teistmoodi saade, me mõtlesime, et me läheme puhkusele, aga Eesti poliitikamaastik on viimase paari nädala jooksul teinud selliseid pöördeid, et isegi mina põhimõtteliselt ei saa aru, mis seal toimub. Mihhail, kas sina saad mis Eestis praegu toimub? Kui mina loen pealkirju, siis ka mina ei saa aru, mis toimub, ausalt öeldes. Aga kui rääkida tõsiselt, siis Tallinnas on juhtimiskriis ja see ei ole tegelikult ju uudis. Me nägime 1,5 aastat, mis Tallinnas toimus. Igas linnasüsteemi valdkonnas. Liikluskorraldus, täielik katastroof, kommunaalmajandus, no võiks ju öelda tsirkus, aga samas see on igapäevane elu, mis ei ole lihtsalt korraldatud, sotsiaalvaldkond, eriti lastekaitse. No, sellest on nii kurb kui ka piinlik rääkida ja seda me oleme näinud 1,5 aastat. Ja nüüd tuleb välja, et 4 erakonda ei suuda teha omavahel koostööd. Tegelikult seda oli näha iga päev, aga nüüd see ei ole enam kellelegi saladus, aga samas see on millegi pärast uudis. Ja see, et praegu see koalitsioon laguneb, oli meie poolt ennustatud algusest peale. Aga millegi pärast keegi näeb siin suur intriigi. Kui 4 erakonda ei oma ühtegi ühist eesmärki, kui ei ole ühist visiooni, ei ole kompetentsust, ei ole ka soovi reaalselt midagi ära teha ja on ainult üks mõte ja emotsioon, see on viha Keskerakonna vastu, mida see koalitsioon suudab inimestele teha. Ei suuda ja ei soovi ka ja seda me praegu ka näeme, see on see tulemus kulminatsioon. No, kui me mõtleme selle peale, et siiamaani oli arvamus, et Tallinna linn on täis endiseid savisaarlasi, no Vikerraadios just pikalt räägiti ja selgitati seda ja siis nüüd järsku need samad inimesed avastasid, et tegelikult enamus Tallinna linnaametnikke on kõrgharitud, parteiliselt võib-olla üldse mitte mõjutatud, korralikud tublid inimesed, kes teevad hästi oma tööd ja nüüd mõned on ka linnas sellest täiesti ära väsinud. Et Lauri, kuidas on võimalik, et nii vale kuvand võis olla mõnele tipp-poliitikule Tallinna linnas või siis nad ei saa üldse aru, mis siin on aastateks toimunud? Tead, ma arvan, see on puhtalt lihtlabane poliittehnoloogia. Et sõima, musta, näita näpuga, et nemad teevad kõik valesti, meie tuleme, teeme paremini. See on puhas labane poliittehnoloogia, mida nad on kasutanud, mida nad kasutavad ja mida me näeme praegusel hetkel, mida kasutatakse. Eesmärk tegelikult oli ju kukutada Keskerakond Tallinnas. Ja nii nagu Mihhail ütles, nad ei ole saanud oma tööga hakkama. Nad ei ole suutnud oma ideid realiseerida, kui neid ideid üldse oli. Nad on küll suutnud mõned ideed, meie ideed võtta ja mõned projektid ka lõpuni viia või vähemalt lõpusirgel on, aga uusi algatusi ei ole ja kõik, mis on tegelikult nende poolt uued algatused, need on lihtsalt lammutamisalgatused. Need ei kindlasti vii Tallinnalt edasi. Aga tead, mis on positiivne kogu selle asja juures? Teedel suvel saab rahulikult sõita. Teetöid ei toimu. Pärnus on rohkem ummikuid kui Tallinnas. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et kui järjepidevalt teetöid ei tehta juba tegelikult 2. aastal, siis 3. ja 4. aastal
need teede lagunemisprotsess võtab alles hoogu juurde ja see maht, mida tuleb hakata taastama, on meeletult suur. Mis tähendab seda, et järgmine linnavalitsus, kes peaks tulema sügisest peale valimisi võimule, siis see töömaa, mida jätab see sama praegune valitsus, on hästi suur ja seda kõik korda saada võtab aega. Teed lagunevad nii Tallinnas kui ka riigis ja see on paratamatus. No valitsused ka. Sest vaata, tegelikult samad erakonnad. Muster sama. Ja, sama muster, samad erakonnad, sama ideoloogia või siis ei olegi mingit ideoloogiat, sama kompetentsuse defitsiit. Ja ma võib-olla tuletaks meelde, et täna räägitakse sellest, et Reformierakond tuleb Tallinnas võimule. Jällegi, Reformierakond on Tallinnas võimul juba 1,5 aastat. Sotsid tõid võimule Reformierakonda. Ja samamoodi täna me tähistame jutumärkides käibemaksu tõusu. Ja samamoodi sotsid olid valitsuses siis, kui tulid kõik otsused, mis puudutavad praegust niinimetatud maksusüsteemi. Uued maksud, maksutõusud, kõik olid otsustatud veel siis, kui sotsid olid koalitsioonis. Ja paljuski tänu sellele kokkuleppele, et reform oli nii Tallinnas kui ka riigis koos sotsidega, oli võimalik ka selline olukord, et nii Tallinnas kui ka Toompeal oli ja tegelikult ka praegu on sama sisuga poliitiline võim. Mulle tundub, mehed, et Mihhaili jutu järgi, et sotsiaaldemokraatlik ideoloogia on läbi kukkunud mitte ainult riigis, vaid ka Tallinnas, või siis mitte ainult Tallinnas, vaid ka riigis. Ja no ma arvan, et mis puudutab sotsiaaldemokraatlikku erakonda, siis ma arvan, et see, mis puudutab seda demokraatia sõna, see juba kadus siis ära, kui Tallinnas, kui tulid sotsid nüüd võimule Reformierakonnaga, siis tegelikult kogu see protsess oli väga ebademokraatlik. Me räägime inimeste hirmutamisest, inimeste äraostmisest, kuidas tegelikult 3 korda ühel samal istungil valiti linnapead Ossinovskit, kuidas märgistati sedeleid, trips-traps trulli mängiti, et see oli ju kõik nii ebademokraatlik ja siis selle egiidi all öeldi, me toome teile valgust. Et kuidas seda nagu üldse saab teistmoodi nagu sõnastada. Nüüd see sotsiaalsõna. Kõik need maksutõusud, mis tehti Reformierakonnaga valitsuses, see on kindlasti mõjutab väga halvasti neid inimesi, kes saavad väiksemad või keskmist sissetulekut. See on otseselt mõjutab neid inimesi ja absoluutne suhtelise vaesuse inimeste arv kasvab tänu sellele. Kus on sotsiaaldemokraadid? Nad olid valitsuses, mis tegelikult tekitasid seda kõike olukorda. Ja täpselt samamoodi see hind, selle valitsuse olemise hind oli tegelikult Tallinna ka loovutamine Reformierakonnale. Nüüd mul on küsimus, et järgmisel nädalal, ma saan aru, on teil võimalik näidata sotsiaaldemokraadist linna peale koht kätte. Jah, täpselt nii, et kus ta peab istuma. Kus see koht siis on? Et mis te siis teete, Mihhail? Ja, ma loen kommentaare meedias ja näen, et tuleb katastroof. Vaata, kuidas on võimalik, et sotsiaaldemokraadid, kellel on praegu Tallinnas toetus võib-olla 3. kohal, kes tulid võimule intriigide abil, nemad kaotavad võimu. Ja võib juhtuda, et kõige populaarsem erakond Tallinnas, Keskerakond, saab kontrolli Tallinna linnas. Et kas see on demokraatlik, et Keskerakonna poolt hääletas suurem osa valijatest valimistel ja just valimised ju määravad
poliitilist võimu demokraatlikus ühiskonnas ja Keskerakond sai ka võimu ja koalitsiooni moodustada peale valimisi, mida lõhuti sotsiaaldemokraatide abil ja üleostmiste ja intriigide kaudu. Ja nüüd see võim kukub ja see erakond, kes sai kõige rohkem hääli, võib-olla saab kontrolli ja see on ebademokraatlik. Ja see on see, mida praegu arutatakse. Ja loomulikult sotsiaaldemokraadid praegu räägivad, et nende juhtimine, nende poliitika on väärtuspõhine ja see, mis praegu toimub, on ebademokraatlik. Ja nüüd ma tuletan meelde kaks asja. Esimene, sotsiaaldemokraadid enne seda, kui kukutasid võimu ja koalitsiooni Keskerakonnad Tallinna linnas, pidasid läbirääkimisi Reformierakonnaga, Eesti 200, Isamaaga mitu kuud. Nad tegelesid sellega, et üle osta Riigikogu ja linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmeid. Nad kauplesid endale linnapea ameti välja. Nad leppisid kokku, kuidas see niinimetatud koalitsioon hakkab välja nägema. Ja siis, kui oli kõik kokku lepitud ja viimane inimene üle ostetud, siis üks päev, mitte üks päev, vaid üks öö enne kukutamist, umbusaldust, nad ütlesid, et me tulime kokku ja tuleb välja, et ikkagi me hääletame umbusalduse poolt. Päev varem nende esindaja andis intervjuud ja ütles, et ei, nemad muidugi koalitsiooni ei lammuta. Ja päev hiljem õhtul nad ütlesid, et ikkagi nad liituvad umbusaldusega. Ja see oli seesama hetk, kui oli ülestatud viimane vajalik hääl. Ja miks see mäng käis? Sest paralleelselt Tallinna intriigiga käis ka suurem mäng Toompeel. Need samad inimesed, kes istusid ja istuvad praegu nii volikogus kui ka Riigikogus, pidid andma sotsidele võimaluse lammutada koalitsiooni ka Toompeel. Siis oli kolmikliit, sotsid Eesti 200 reform ja nende plaan oli Eesti 200 koalitsioonist välja visata. Saada endale rohkem inimesi ja teha koos reformiga 2 peale. Ja see juhtuski. Reform tegigi 2 peale, aga tegi seda Eesti 200-ga ja sotsid visati välja. See on see väärtuspõhine poliitika sotsidel. Aga tead, mis veel huvitav on? Kui sa vaatad seda väärtuspõhist nende sotsiaaldemokraatliku erakonna poliitikat, siis olles siis Reformi ja Eesti 200-ga siis valitsuses riigis, nad tõstsid absoluutselt kõiki makse, rakendasid uusi makse, me räägime automaksust ja kõik nii edasi. Ja siis, kui Reformierakond viskas sotsid välja, siis nad koheselt hakkasid nagu teist juttu rääkima ja hakkasid ka eelnõusi sisse andma, sama käibemaksu langetamise eelnõu, mida Keskerakond andis oma 4-5 korda sisse ja toiduainete käibemaksu langetamise eelnõu. Sotsid järjepidevalt hääletasid seda kõik maha, ja nüüd enam-vähem nädal 2 hiljem peale seda, kui Reformierakond viskas neid valitsust välja, nad andsid ka oma eelnõu, sama mõttega, mis Keskerakonna alati andnud. Ja samal hetkel, kui seda eelnõu sisse anti, siis ka Läänemets ütles rahulikud intervjuus, et kui vaja, siis me oleme nõus uuesti Reformierakonnaga valitsusse minema. Mis see jällegi tähendab? See näitabki ju nende suhtumist. Ühes küljest see, mis nad on korraldavad, see on puhas näitemäng. Ja kui Reformierakond mingilgi hetkel vajab sotsi uuesti puudliks valitsusse, siis nad on samal hetkel nõus minema. Ja ma arvan, see hetk võib täiesti tulla peale kohalikke valimisi, siis kui selgub tõsiasi, et Eesti 200 suuremas plaanis rohkem edasi poliitjõuna minna ei saa, kuna tõenäoliselt tulemused kohalikul tasandil on allapoole künnist ja see ei puuduta ju ainult Tallinnat, vaid ka teisi kohalikke omavalitsusi, siis need saadikud, kes meil on Riigikogus, siis nemad hakkavad ka oma tuleviku peale mõtlema ja tekib mingisugune jooks. See tähendab seda, et kui Eesti 200 hakkab laiali minema, siis hääli koalitsiooni nii-öelda pidamiseks ei jagu ja siis sotsid võetakse uuesti
appi ja Läänemets on selge signaaliga andnud, et nemad on ükskõik mis ajal nõus tulema. Ükskõik mis hinnaga. Ja ükskõik mis hinnaga. Selle eest maksab maksumaksja, Eesti inimene. See hind on olemas. Aga kui suur see on? Ma ütlen sulle, käibemaksu tõus, tulumaksu tõus, inflatsiooni tõus, aktsiiside tõus, automaksu kehtestamine ja see on natuke bürokraatlik lähenemine, aga nüüd, mida see päris elus tähendab? Päris elus see tähendab, et Eesti inimene ei suuda endale osta toitu sama palju, kui ta tegi seda varem. Mille peale Ligi ütleb, ärge vinguge. See tähendab, et Eesti inimene ei suuda remontida enda auto. Et see on kõik statistika. Et inimesed lihtsalt ei oma vahendeid selleks, et rahuldada igapäevaseid vajadusi. See tähendab, et toidupoodides Eestis praegu varastatakse rohkem kui varem. See tähendab, et töötuse määr on rekordtasemel viimase 12 aasta jooksul. See on see hind. Ja selle juures olid mitte ainult Reformierakond ja Eesti 200, vaid ka sotsid. Ja ka nende puhul automaks ei ole ainult eelarve täitmise instrument. See on ka nende ideoloogiline väärtuspõhine valik. Et nende arvates see ongi õige, et tulebki inimeste käest auto eest raha võtta. Kas on maainimene, kas on lastega pere, kas on pensionär, kõik peavad maksma lihtsalt sellepärast, et sul on vaja auto, et enda elu korraldada. Tead, mul tuli selle peale kohe värske uudis meelde, et mis oli enne jaanipäeva eetris, et lihamüük on sellel suveperioodil langenud. Ja see uudis oli enne jaanipäeva. Aga nüüd tuletan meelde, 16. juuni oli see päev, kus kõik pidid ära maksma automaksu. Jaanipäev oli siis hiljem. Ja siis oli vahepealsesse nagu nii-öelda perioodis see uudis. Inimene lihtsalt maksis oma raha sinna automaksuks ära. Liha jaoks ei jätkunudki raha. See on ju tõsiasi tegelikult. See on tõsiasi. No nüüd mehed olete sotsiaaldemokraate nii palju kiitnud, et nüüd me vahetame natukene teemat. Pidi ju naljasaade täna. Täna ongi naljasaade. Läks päris tõsiseks. Ja nüüd vahetame natukene teemat. Ehk siis ei räägi sellest, mis parasjagu on ja sellest, mis oli, mõlemad on olulised, vaid räägime sellest, mis tuleb. Ja lihtne küsimus teile mõlemale. Kas te toetate Urmas Sõõrumaad Tallinna linnapeana? No esiteks mida me kindlasti toetame, on umbusaldus Ossinovskile. Et see on esiteks õige ja õiglane, aga teiseks ka loogiline. Ausinnang tööle? Jaa, see on mitte ainult meie ausinnang, see on ka partnerite ausinnang. Ja see on ka, ma arvan, ka tallinlaste aushinnang. Aga see on ka loogiline, et me seda toetame, sest meie seda ka koos EKRE-ga esitasime. Oleks imelik, kui me seda ei toetaks. Nüüd, kui linnapea umbusaldatud, kui on, sest meie seda ei tea. Me saame öelda, et meie kindlasti seda toetame ja tõenäoliselt EKRE toetab ka. Aga kes veel seda toetab, meie täpselt ei tea. Reformierakond pressiteades lubas, et nemad toetavad ka. Sotside puhul on kahtlane. Ja seda ma päris ei usu. Aga võiks tegelikult. Äkki leidub selle. See oleks väärtuspõhine poliitika. Ja, absoluutselt. See oleks väärtuspõhine poliitika. Ja tõenäoliselt reformi lõplik otsus hakkab sõltuma sellest, et mis saab nende kandidaadiga. Aga meie lõplik otsus hakkab sõltuma sellest, mitte kes on järgmine linnapea 3 kuuks, vaid see, mida saab veel selle 3 kuu jooksul tallinlastele ära teha. Või tegemata jätta. Või pigem ära jätta. Ja sest see linnavalitsus on lihtsalt õuduskuubis. Iga linnavalitsuse istung
tulevad otsused, mida tuleb parandada mitte järgmised kuud, vaid järgmised aastad. Ja me võib-olla võiksime olla rahul, et kõik see, mida nad teevad, on korralagedus ja tsirkus. Aga meie lähtume sellest, et peale valimisi me oleme võimul ja meie peame seda parandama. Ja mina tean seda täpselt, et süsteemi lammutamine väga palju aega ei võtta. Tuleb üks hull ja lammutab seda mõni päev, aga seda taastada on väga-väga raske. Et me juba praegu teame, et tohutult palju spetsialiste on linnasüsteemist läinud. Nad lihtsalt ei suudnud olla sellises keskkonnas, sellises atmosfääris. Tohutult palju, igast ametist. Eriti valus on sotsiaalvaldkonnas. Seal iga spetsialist on kulla väärt, pole kuskilt võtta. Aastade jooksul me neid inimesi otsisime ja tõime linnasüsteemi. Aastade jooksul. Ja nemad seda lammutasid mõni kuu jooksul. Ja inimesed veel täna lähevad ära. Me ju suhtleme inimestega. Meie endised kolleegid tänase päevani suhtlevad meiega ja küsivad, kuulge, et millal te tagasi tulete? No see ei ole võimalik. Ja keegi on veel valmis ootama, aga keegi enam ei suuda. Isegi mõni kuud ei suuda oodata. Ja meie saame aru, et selleks, et seda taastada, läheb aastaid. Ja sellepärast me ei saa vaadata, et veel 3 kuud lammutatakse, kui on võimalus seda peatada. Ja sellepärast me kindlasti hääletame umbusalduse poolt ja me hääletame ükskõik kelle poolt, et temast saaks linnapea, kui meile lubatakse, et 3 kuud keegi enam midagi ei lammuta ja võib-olla veel saab midagi ära teha. No mina olen lugenud meediast, et tuleb tööplaan, mitte koalitsioonilepe ja tõenäoliselt siis tuleb palju huvitavaid uusi linnaametnikke, ma ütleks munitsipaalpoliitikuid, abilinnapäid. Kes need siis on? Et kas kogu Eesti ettevõtluse eliit, kes on täiesti frustreerunud kõikide nende maksutõusude ja kõige selle majandussurutise keskel, kas nad siis tulevad ja hakkavad juhtima Tallinna linna 3 kuuks ja näitavad, et kuidas tuleb tegelikult väärtuspõhist poliitikat teha, Lauri? Ja, mina loodan, et asjatundlikke inimesi võiks tulla rohkem nii riiki kui ka kohalikul tasandile. Aga kahjuks nii on, et see poliitika on muutunud selliseks valdkonnaks, kus väga paljud ikkagi... Mida poliitikud ei tohi teha? et väga paljud inimesed ikkagi sinna rohkem ei kipu. Ja eks see on nagu nii-öelda mõnes mõttes poliitikute teene, kes on mingi aeg näitanud ennast mitte kõige paremast küljest ja jätnud nagu märgi külge. Ma võin sulle näitama tuua, et inimesed kogu aeg ju kurdavad, et miks on Riigikogu saalis nii vähe inimesi. Ja see ongi see koht, et Riigikogus on 101 liiget ja ma ütlen, et seal on väga tublis inimesi, kes teevadki hommikust õhtuni tööd ja on vähem tublis inimesi ja jällegi me oleme omalt poolt pakkunud välja ka lahenduse, et kui ikkagi tööl ei käi, palka ei saa. Oli meie siis vastav eelnõuga esitatud Riigikogus, mille peale loomulikult eramus Riigikogu saadikuid hääletus ju vastu. Et see ongi need kohad, kus on tegelikult on see poliitiku maine on ikkagi ära lörtsitud, on see siis kohalik tasand või on siis riigi tasand. Ja nii nagu ma ütlesingi, et tihtipeale see ongi just mõnede poliitikute või endiste poliitikute selline töövili, kahju. Aga nüüd, mis puudutab kogu seda protsessi, ma arvan, et on väga vara rääkida kõigist sellest, et mida me teame on see, et praegune koalitsioon on tülis. Praegune koalitsiooni partnerid madistavad, üksteist süüdistavad, Tallinna linn kannatab, kogu valdkonnad kannatavad, Tallinna süsteemi töötavad inimesed kannatavad ja see on kõik nagu masendav lihtsalt. Nüüd, et kas on olemas mingisugune päästerõngas selleks 3 kuuks, praegu käidi välja Sõõrumaa nimi. Kuidas see kõik kujuneb ja mida tegelikult Keskerakond otsustab? Näitab aeg. Mil hetkel ei ole mitte ühtegi otsust.
et me oleks tegelikult mingisuguses formaadis nõus praegu tegema koostööd, aga need arutelud on meil ees ja ma arvan, me iga päev tegeleme selle. No mina ütleks, et minu arust Reformierakond on teinud Grand Slami ja miks ma seda arvan? Nad on saavutanud selle, et kõik täiesti ebapopulaarsed poliitikud, täna hommikul raadios oli juttu ka sellest, et Pärtel-Peeter Pere isiklik reiting on kordades madalam kui Reformierakonna reiting. Äkki tal on miinuses? Jah, seda ma ei tea, aga ühesõnaga, et seda ei saa erakond taluda ja nüüd on kõik need inimesed toodud pilti, nädalate kaupa, ma kasutaks seda sõna, jahutakse teemadel, millest keegi tegelikult täpselt aru ei saa, et millest siis ikkagi räägitakse, mõtteselgust ei ole. Mehed, Mihhail, kas see ongi see poliitika tegemise viis, kuidas saavutada erakordseid tulemusi? No kahjuks poliitikas nii ongi, et tihti see illusioon, mida luuakse, või siis selline fassaad on olulisem kui sisu. Et see, mis täna toimub, on ju paljuski kommunikatsioonimäng. Et loeb mitte see, mis päriselt toimub, vaid see, mida poliitikud räägivad. Täna millegipärast keegi ei aruta, mis Tallinnas toimub. Et mis on see sisuline linnasüsteemi, linna juhtimise elu ja kvaliteet. Ei ole juttu sellest. Kõik räägivad sellest, mis on intriigi sisu, kes kellega on kokku leppinud, mis saab, kellest saab linnapea ja nii edasi. Aga mina küsin, kuidas me suudame teha nii, et linn rahulikult 3 kuud elaks, ideaalis veel ka efektiivselt funktsioneeriks ja siis tulevad valimised ja inimesed ütlevad, kes on järgmine linnapea, kes on linnavolikogu liige ja keda nad usaldavad luua seda uut linnavalitsust. Aga praegu see intriig käib umbes nii, et kõike hirmutatakse sellega, et tuleb Keskerakond ja Kõlvart. Ja hakkab muru niitma. Ja hakkab muru niitma, jah. Mida isegi seda see valitsus ei suuda teha. Et iga päev... Ära hirmuta niimoodi niimoodi. Iga päev, ükskõik mis uudiseportaal, ükskõik mis leht, loed ja vaatad, et Keskerakond tuleb. See on juba naljakas. Mihhail, mina kardan, et ta tulebki. Ära sa karda. See oleks isegi naljakas, kui oleks see nii kurb, et mina tahan kõike rahustada, et kallid sotsiaaldemokraadid, Eesti 200, Isamaa ja Reformierakonna esindajad. Meie oskame muru niita. Ja meie oskame muru niita ja me tuleme ja niidame. Ja mitte ainult muru. Vahel ka päid ja saan aru, et... Ja, aga meie plaan ja minu isiklik plaan on eelkõige teha seda peale valimisi. Mina kuskile ei tule ja kuskile ei lähe enne valimisi. Minu jaoks on väga põhimõtteline. Jah, mina olen linnapea kandidaat. Jah, minu plaan on saada linnapeaks, aga siis, kui tuleb uuendatud mandaat. Mina küll arvan, et see mandaat mul on olemas. Mina sain seda munitsipaalvalimistel 4 aastat tagasi, 2021. Aga nüüd ma tahan, et see oleks uuendatud, et inimesed ütleksid, et jah, me siin toetame, usaldame ja mul on nii moraalne õigus kui ka juriidiline õigus saada linnapeaks ja see võimalus mul tuleb peale valimisi. Aga praegu see ei tähenda, et ma lihtsalt istun ja ootan ja ütlen, et tehke mida tahad, soovite mida tahate. Kindlasti me osaleme selles protsessis, kindlasti me teeme kõik selleks, et peatada seda hullust, mida me näeme praegusest linnavalitsusest, koalitsioonist. Ja kui saab luua mingit adekvaatset konstruktsiooni 3 kuuks, siis minu arvates ei ole vahet, kes on linnapea.
No minul on väga suur vahe, kes on linnapea. Lauri, väike repliik, kas sa toetad Mihhaili järgmise linnapeana, kui ta mandaadi saab? No me peame mõtlema selle peale. Et meil ei ole veel otsustatud, jah? Meil ei ole otsustatud. Muruniipi vaadanud. Ei, mul on muidugi... Lauri, kuidas sul seal hoovis on? Ma tulen homme. Mina arvan tegelikult, et kui ikkagi Pärtel-Peeter Peret natukene õpetada, siis ta saab ka muruniitmisega hakkama. Et võib-olla te peaks lihtsalt linna juhtima, muruniitmine ka tähtis töö. Mõned pingid võib-olla saad ka endale. Saad pingid, saad ka raudselt. Aga mitte Pärteli pingid. Aga järgmisel nädalal teil tuleb siis otsustada, keda pingile saata ja keda muruniitma saata. Ma loodan, et te saate selle tööga hakkama. Täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Riigikogus Lauri Laats, mina saatejuhin Janek Mägi. Ma ei saa teile kaunist suve soovida, sest tegelikult ma ei tea, kui kaunis see tuleb ja minu arust kõik see, mis siiamaani on olnud keskpärane, aga see tähendab seda, et keskhommik jätkab.